Minu jaoks taastav õigus on selline täiesti suurepärane, toimiv, tõestatud mõtteviis, kuidas lahendada konflikte või mingi probleemolukordi, kusjuures kõik saavad rääkida oma loo ära. Võib-olla see on meelterahu, see on õiglus, see on kaasamine, need sõnad. Taastav õigus on mõtteviis, eluviis. Et on vaja taastada mingisugune ebaõiglus või tasakaalutus selle jaoks, et saaks edasi minna koos ühiselt, kas ühes klassis, ühiste tuttavate sõpradena. Taastav õigus on minu jaoks mõtteviis ja võimalus, kus kõikidele osalejatele antakse võimalus öelda välja oma arvamus. Minu jaoks on taastav õigus hinnangute vaba ja mitte kriminaalkaristusega. See on minu jaoks oluline, et lepitakse omavahel kokku ja saadakse ka hiljem läbi. See on väga oluline. Taastav õigus on mõtteviis eelkõige. See annab võimaluse rääkida kõikidel inimestel oma lugu, kõikidel osapooltel, kannatanutel, teotoimepanijatel, kõigil oma lugu. Minu jaoks on väga oluline, et ma saan panustada kogukonda. Minu jaoks on samuti väga oluline, et need asjad, mida ma teoreetiliselt võib-olla õpetan, ma saan ka reaalses elus rakendada. Et mitte ainult rääkida, vaid see on tegu, mida ma saan teha, inimesi aidata. Esialgu on andnud tasuta koolitusi, on andnud kinnitust mõtteviisile, on andnud oskusi ka sellistes tavalistes igapäevastes, võib-olla sellistes ebakõladega olukordades hakkama saada. Taastava õiguse vabatahtlikuks olemine annab mulle energiat, kuna ma töötan Haapsalu noorte huvikeskuses ja viin läbi noorte tugilat seal, siis need noored, kellega ma töötan, vajavad seda tihtipeale ja ma vaatan seda teise pilguga nüüd. Taastava õiguse vabatahtlikuks olemine annab mulle võimaluse olla oma kogukonnas aktiivne selliste lepitavate võimaluste looja. Et aitab mul luua rahu ja kogukonnana ma mõtlen eelkõige võib-olla kooli. Et kui ma töötan koolis, ma olen kooli kogukonnas. See vabatahtlikuks olemine tähendab minu jaoks sellist nii elementaarset asja, mis see mulle annab. Midagi ei anna, mina annan vabatahtlikuks olemisega. Sellepärast ma olengi vabatahtlik. Vabatahtlikuks olemine annab mulle eelkõige võimaluse panustada oma kogukonda, juurutada seda mõtteviisi ja viia seda mõtteviisi edasi. Taastava õiguse vabatahtlikuks olemine annab väga palju oskusi ja teadmisi, mida ma isiklikus elus kasutada, näiteks kuulamisoskus, konfliktide lahendamisoskus, inimeste lepitamisoskus. Sellelt koolituselt ma olen väga palju õppinud, kui oluline on kogukond, kui oluline on olla neutraalne, kui sa tahad konflikte või konfliktolukordasid vahendada. Ma olen õppinud, et meil on väga palju toredaid inimesi. Ma olen õppinud, et kui palju inimesed tahavad panustada sinna kogukonda sellesse rahulolule, rahulikule meelele ja sellele, et oleks vähem konflikte ja lõppkokkuvõttes vähem vägivalda. Ise ennast jälgima näiteks mingisugustes olukordades. Olen õppinud võtma palju rahulikumalt seda, et inimestel ongi erinevad lood ja see ongi täiesti okei. Tegelikult on koolitused ongi selle jaoks, et uut õppida, et see ongi kõik uus. Et mõtled lihtsalt tagant järgi ja mõtled, kus koha peal ma saan veel midagi ära teha selle nimel. Ma olen õppinud seda, et
eelkõige, et igal inimesel on oma tõde ja sellega tuleb arvestada ja kui olla inimeste kõrval, siis ja toetada neid, siis on võimalik, et inimesed jõuavad ise väga heade otsusteni. Vau, tohutult palju uut, enda kohta uut. Seda võimast tunnet, kui inimesele antakse võimalus oma lugu ise ära rääkida, kus ei ole suunavaid küsimusi ja kus inimene jõuab ise selle sisemise mingi tulemuse või muutuseni. See on hästi võimas vaatepilt ja ma olen seda kogeda saanud nii koolituse raames kui ka tegelikult juba põgusalt neid vahendusi saanud harjutada. Kuulamist eelkõige ja sellist neutraalsust, et me ei süüdista mitte kunagi mitte kedagi, me kuulame kõik ära ja me ei anna hinnanguid. Taastava õiguse koolituse käigus ma olen õppinud väga palju. Näiteks seda, kuidas kuulata inimesi, ilma et hakata küsima, nõu andma, vaid lihtsalt kuulata ära nende lugu, see, mis on neil öelda. Õpitud oskusteks ma võiksin nimetada eeskätt neutraalsust, oskust inimese ära kuulata, mitte sekkudes, mitte peale suruda oma arvamust, anda inimestele häält, arvestada teistega. Ja kõik osapooled saavad hääle, see on väga oluline. Kasu toonud on niiviisi, et ma olen saanud levitada seda mõtteviisi, ma olen saanud rääkida nendest võimalustest, ma olen saanud näiteks töökollektiivis panustada mingisuguste erimeelsuste lahendamisel. Täna on mulle kasu toonud õpitud oskused noortega vesteldes. Olen palju rääkinud tunnetest ja ka neid pannud tunnetest rääkima. Ja nad on tegelikult avastanud selle, et on see täitsa normaalne ja nad julgevad seda rääkida nüüd. Olen saanud neid õpitud oskusi juba oma töös rakendada. Ma iga kord viimasel ajal oma elus mingisuguseid tegevusi tehes või vestlusi pidades avastan ennast ühelt minu jaoks väga oluliselt asjalt. Ma võtan pause ja ma ei võta inimeselt ära tema enda lugu, seda loo rääkimist. Ei võta ka seda vastutust, mida ta saab või peab võtma ise. Eelkõige sellega, et ma ei otsi süüdlast mitte üheski konfliktis ega olukorras. Ja ma oskan kõik inimesi ära kuulata, nii seda, kes on teo toime pannud, ja seda, kes on kannatanud. Taastava õiguse koolituse käigus õpitud oskused on mind aidanud nii palju, et ma suudan ise jääda konfliktisituatsioonis rahulikumaks ja kuulata teise poole ära ja suunata olukorda nii, et leitakse kõigile rahuldav kokkulepe. See on hea küsimus, et igaüks, kes tunneb, et ta saaks panustada sellesse, et kogukond on turvaline, kes ei ole ükskõiksed selle suhtes, mis edasi saab noortest, meie riigist, meie ühiskonnast. Need, kes tahavad õppida konflikte vahendada ka oma igapäevaelus, võib-olla siis peres, laste vahel, oma töökollektiivis, et need on sellest vajalikud oskused ka igapäevaelus, ma arvan. Ma soovitan kõigile neile, kelle jaoks on oluline, et oleks rohkem üksmeelt ja teineteise mõistmist. Soovitaks vabatahtlikuks tulla neil, kes tahavad midagi muuta ja
ja entusiasmi on ja rutiini ei talu. See on täitsa rutiinivaba. Ma soovitan taastava õiguse vabatahtlikuks tulla kõikidel abistava elukutse esindajatel, kõikidel inimestel, kes tegelevad laste ja noortega. Ma olen juba soovitanud ja isegi ma ei ole pidanud soovitama, sest on piisanud vaadata mingisuguseid klippe, mida me oleme üles pannud Facebooki ja inimesed on ilmselt tunnetanud seda mingit sisemist sära või jõudu või et midagi on muutunud, mida teeme mingit väga asja. Inimesed ise juba küsivad, mis te teete, mis see asi on, mida te teete, kellele? No nendele inimestele, kes samamoodi tunnevad, et tahaksid anda midagi tagasi ühiskonnale. Taastava õiguse vabatahtlikuks võiks tulla ükskõik milline inimene, kellel on soovi muuta oma kogukonna elu paremaks, turvalisemaks. Kõigile sobib see. Ma arvan, et taastava õiguse vabatahtlikuks peaksid tulema kõik inimesed, sõltumata soost, vanusest, taustast. Sobib absoluutselt kõikidele.